Tere kõigile, mul on hea meel teid siin nii palju kuulamas täna näha. Minu nimi on Marek Laaniste ja olen BankUpi ärijuht ja minuga koos on täna siin ka Kätlin Smart Accountsist. Palun, Kätlin, sõna sulle. Ja tere, ilusat päeva kõikidele. Aitäh, Marek, aitäh BankUp meid siia kutsumast. Mina Kätlin ja olen Smart Accountsiga seotud olnud juba 12 aastat, tegelenud seal erinevate rollidega, olnud klienditöö konsultant, tegelenud raamatupidamisega, täna põhiliselt vastutan siis kliendi kommunikatsiooni eest. Ja näitangi teile täna siin Smart Accountsi poolel, et kuhu täpsemalt need dokumendid siis liiguvad ja mida nendega edasi teha. Aitäh, Kätlin. Nii, aga enne kui alustame, ma mõne sõnaga räägin webinari korralduslikust poolest, ehk et selle webinari teema kohta saate täna meile ka küsimusi esitada. Selleks leidke oma arvutiekraanil paremal küljel peaks olema selline menüü, kui seal on ainult niisugune väike riba, mis seal üleval on oranž nupuke valge noolega, et vajutage sinna peale, tuleb menüü nähtavale. Ja seal on niisugune allsektor, kus on questions kirjutatud, et kui sinna peale klikkida, siis avaneb niisugune kastike, kuhu saate siis meile küsimused kirjutada, millele me siis vastame webinari lõpus. Nii, aga ma arvan, et me võimegi vist tänase teemaga alustada. Ehk et räägime siis, et miks ja kuidas siis aktiveerida ühendust siis Smart Accountsi ja BankUpi vahel. Et me räägime siis nii BankUpi kasutatava ettevõtja kui ka siis Smart Accountsi kasutatava raamatupidaja vaatenurgast, et miks on siis kasulik see ühendus aktiveerida, kuidas seda ühendust aktiveerida ja siis teeme ka kiire demo, kuidas siis need asjad siis käivad nii Smart Accountsis kui BankUpis. Siin siis ka kiire pilk BankUpile, siin ma pikalt ei peata, oleme nagunii kohe BankUpi keskkonda, aga võib-olla niisugune väike märksõna selle telefoni koha pealt siit, et ettevõtjal on võimalik siis ka mugavalt oma kviitungeid siis pildistada BankUpi äpiga ja need siis samuti siis läbi BankUpi siis mugavalt Smart Accountsi raamatupidajale saada. Siin on siis välja toonud mõned kasulikud punktid, miks siis üldse see kasulik see ühendus aktiveerida. Kõige olulisemast on see, et raamatupidaja pääseb käsitsi arvete sisestamisest. Ehk et piisab sellest, kui ettevõtja sisestab vaid ühekordselt need arved ja nii müügi kui ostuarved siis liiguvad juba siis automaatselt siis Smart Accountsi kogu info õigetele väljadele. Ostukviitungite puhul täpselt samamoodi, neid ei pea raamatupidaja Smart Accountsi käsitsi sisestama, vaid ettevõtja saab pildistada neid äpiga ja need siis juba BankUp digiteerib ja saadab siis edastab automaatselt siis jällegi Smart Accountsi raamatupidajale. Nende tegevustest johtuvalt siis kui käsitsi sisestada, ikka võib tekkida sisestamisel vigu, ehk et siis see vigade risk siis kaob tegelikult täielikult, kuna kõik dokumendid liiguvad automaatselt. Samamoodi ei lähe dokumendid enam kaduma. Nad liiguvad Smart Accountsi õigetele väljadele, õigetesse kohtadesse kogu info, et raamatupidaja ei pea neid enam kusagilt mailboxist taga ajama ega otsima, kus on osad kviitungid. Samamoodi siis sellega siis muutub see protsess ka kiiremaks ja efektiivsemaks. Väheneb see risk, et arved ei ole õigeaegselt tasutud, et arvete liikumine on kiire. Raamatupidaja saab kõik vastavad siis tegevused arvetega ära teha, kõik deklaratsioonid õigeaegselt esitada. Ja sellest omakorda johtuvalt siis see vähendab ka igasuguste arvetest hilinevate trahvide ja sanktsioonide riski, nii et jällegi üks pluss ja loomulikult ka turvalisus. Ehk et see dokumendid liiguvad kõik turvalisest kanalid kaudu, et nendele pääsevad siis ligi ainult need isikud, kellel on siis õigused antud nii BankUpis kui siis Smart Accountsis, et kellel õigused pole, need nagu dokumentidel ligi ei saa. Ja võib-olla viimaseks siis keskkonnasõbralikkus.
et õnneks paberarveid täna Eestis liigub õnneks üsna vähe ja aina vähemaks neid õnneks jääb. Aga ega need PDF-arved siis samamoodi, et need on niisugused patused, et tekitavad niisugust digiprügi, et enne kõik oleks ka mõistlik saata ka e-arveid, et see on siis eriti veel sellised keskkonnasõbralikud. Aga siinkohal ongi paslik liikuda siis BankUpi ja vaatame siis üle, et kuidas siis see arved siit siis liikuma hakkavad. Lähme kõigepealt siis ostuarvete alla. Mul on siin siis ette valmistatud juba paar arvet. Siit on siis üks arve on siis ka tavaarve. Näitan ka see arvevaadet. Aha, ei, see on hoopis kviitung mul siin. Nii, üks on kviitung ja teine on siis tavaarve. Vaatan ka siin peaks see tavaarve pilt olema ja siin on tavaarve pilt. Nüüd, kui ettevõtja selle arve on siis ostuarvetele saanud, siia tulevad siis ettevõtjal kõikvõimalikest erinevatest arvekanalitest siis arved ja ettevõtjal ei pea tegema muud, kui lihtsalt selle arve aktsepteerima. Võtangi antud juhul juba just selle kviitungi, mida on siis ettevõtja pildistanud oma äpiga, see on jõudnud kenasti siia ostuarvete alla ja vajutan lihtsalt aktsepteeri nuppu ja ongi kogu lugu. Nii. Siin kadus see siit vaatest ära ja sellepärast, et see oli kviitung ja see oli juba tasutud arve. Ma teen ka siit näiteks ka teise arve, aktsepteerin ära, mis ei ole veel tasutud arve. Aktsepteerin selle ka, et siis saab kohe näha, näete, siin läks see kohe kenasti roheliseks. Ja siit see juba siis edastatakse siis juba Smart Accounts'i. Nii, korra värskendan selle ära. Nii ja näete, ka siin on kenasti näha, et see dokument on edastatud. Kui minna siit uuesti see arve lahti teha ja minna sündmuste alla, siis on näha ka siis logi järgi, et dokument edastati edukalt raamatupidajale. Nii, liigume nüüd müügiarvete alla. Müügiarved, siis on siin müügiarve valmis tehtud. See on esialgu mustandina. Avab ettevõtja selle arve ja siin on saadanup. Nüüd, kui mina selle arve siit välja saadan oma kliendile, siis jõuab ka see arve juba ka Smart Accounts'i. Nii, saadame selle arve siit välja. Ja näete, siin juba tekkis kohe see staatus ja mõne hetke pärast siis korra vaatame siia. Ja näete, samamoodi on siin siis dokument edukalt edastatud raamatupidajale. Ja siin on ka siuke just roheline täis. Nii ostu kui müügiarved liikus nüüd nii kliendile kui ka siis raamatupidajale Smart Accounts'i, aga et see kõik juhtuks, tuleb siis ettevõtjal ka siis Smart Accounts'iga siis ühendus aktiveerida. Selleks tuleb minna siia rakenduste alla. Meil on see juba siin tehtud, aga ma näitan, kuidas see siit käib. Siin on muidu, et aktiveerida, mul on aktiveeritud, salvesta nuppu. Siin vahest tekib ka vahe sisse logimise koht, sellest ei ole midagi. Ja nii, näete, siin on juba Smart Accounts siis kenasti aktiivne, aga lähme siit edasi korra ja jõuame siis siia, kus siis see aktiveerimise põhiosa siis on. Ehk et siin siis nüüd küsitakse siis Smart Accounts'i poolselt siis avalikku siis nii võtit kui privaatvõtit ja selle saab nüüd siis Smart Accounts'ist. Ja siinkohal ma annangi nüüd pildi kättin sulle üle ja sina saad siin näidata, kus siis raamatupidaja need leiab Smart Accounts'ist, need andmed. Kohe annan pildi üle. Nii. Nüüd peaks vist olema. Ja vaatame siis üle, et kuhu siis ostu- ja müügiarved jõudsid.
Nii, ma loodan, et siin nüüd kõik on näha ilusti. On näha. Okei, et ja selleks, et ühendus siis aktiveerida, ongi vajalik Smart Accounts'i poolel genereerida API võtmed. Selleks tuleb minna siia seadete valikusse, seaded liidetud teenused ja edasi liikuda siia lehe allosasse. Ja siin ongi näha API, et sellel kontol on meil juba need API võtmed siis genereeritud, seda näeb siit seadete alt ja need ongi täpselt siis needsamad võtmed, mis tuleb BankUpi sisestada, et see ühendus aktiveerida. Aga kui neid võtmeid siin veel ei ole, et siis ettevõtte administraatori õigustes kasutaja saab need siin ühe nupuvajutusega genereerida. Aga igal juhul jah, et kuna meil on nüüd ühendus loodud ilusti, siis vaatame üle, kuhu need arved ka jõudsid. Et nii ostu- kui müügiarved jõuavadki siia ostu-müügiarvete registrisse, nende nimekirja, et siit ost-müük-müügiarved, vaatamegi üle siis kõigepealt müügiarve. Ja siin ongi näha, et nüüd see viimane saadetud arve oligi 14.09 ja ta tulebki siia müügiarvete alla juba salvestatud olekus, ehk siis, et eraldi midagi kinnitama ei pea, jääb nii-öelda ülevaatamise vaev, klikkame ta lahti. Nii. Siin on näha, et kõik andmed on kenasti eeltäidetud või ongi täidetud. Mis puudutab klienti, siis arvete saatmisel vaadatakse, kas see klient eksisteerib juba Smart Accounts'is. Kui ta eksisteerib, siis seotakse see arve olemasoleva kliendiga. Kui ei eksisteeri, luuakse automaatselt uus klient. Siis edasi arveread, et arveridadel on vajalik artiklit omada, aga artikliga on samamoodi, et kui leitakse vaste Smart Accounts'ist, siis kasutatakse juba olemasolevat artiklit. Kui seda vastet ei leita, siis luuakse süsteemi uus artikkel, ehk siis selle tõttu ükski arve salvestamata ei jää. Ja siin on näha ka, et siis originaalarve fail on kenasti kaasa tulnud. Nii, aga vaatame üle ka nüüd ostuarved, et ost-müük ostuarved on siis ostuarvete nimekiri ja jällegi siin on näha kõik need üle tulnud arved ja viimane arve, mis siin on 14.08, ongi siis täpselt sarnaselt müügiarvetele jällegi hankijaga, et kui eksisteerib juba Smart Accounts'is see hankija, siis kasutatakse olemasolevat hankijat. Kui ei ole seda hankijat, siis lisatakse süsteemi automaatselt uus, eraldi midagi kasutaja ise lisama ei pea. Artiklitega jällegi täpselt samamoodi, et kui leitakse artikkel, siis kasutatakse olemasolevat artiklit, kui artiklit ei leita, siis luuakse automaatselt uus. Ja jällegi on näha, et siin on ka see originaalarve fail kaasas kenasti. Ja ega midagi muud keerukamat ei olegi, et siin veel ütleks selle ära, et arvet on võimalik muuta, et kui näiteks tahta artiklit muuta või siis ainult kontot, et siis tuleb lihtsalt vajutada muuda, teha muudatused ära ja üle salvestada ja muud keerukat ei olegi. Ja ma ütlekski võib-olla siia kokkuvõtteks siis just nagu raamatupidaja vaatepunktist nii-öelda, et võib-olla ostuarved ongi raamatupidaja jaoks see koht, kus kõige rohkem aega võib-olla nii-öelda veedetakse või mis kõige rohkem aega kulutab, et kõik see ostuarvete sisestamine, kogumine, et see on nagu väga-väga ajamahukas ja kui nüüd võtta kasutusele selline digiteerimise võimekus teise tarkvara näol, et siis tegelikult see ajakulu, mis nagu see võidetud aeg on tegelikult märkimisväärne, rääkimata siis kõigest muust nendest eelnevatest kasudest, mis juba ära mainiti ja tegelikkuses on võimalik kogu ostuarvete voog juhtidagi läbi sellise digiteerimise lahenduse, ehk siis alustades tšekkidest, PDF-arvetest ja loomulikult rääkimata e-arvetest, et kõik need arved tegelikult saab juhtida läbi BankUpi ja selliselt siis selle ostuarvete voo saada praktiliselt paberivabaks ja lõpuks siis see vabanev aeg, mis ka nagu vabaneb, et selle arvelt saab siis raamatupidaja kas puhata, teha muud tööd või teenindada rohkemaid kliente, et igal juhul see kasutegur on hästi suur siin.
Aitäh, Kätlin. Ja omalt poolt tänan, et kuulasite. Ja minu poolt ka suur tänu kuulamast, vaatamast ja kohtumiseni. Ja kohtumiseni.